Sabelle Saarsoo. Tagasi astuda, kas teete seda? Igasugu asju saab soovitada, aga lõppkokkuvõttes annab mandaadi ikkagi erakonna kongress. Et ma sain erakonna juhatuse mandaadi kongressilt ja ka kongress kinnitas mind erakonna esimehe ettepanekul aseesimeheks. Nii et otsustavad valijad järgmisel kongressil. Kui teid nii rünnatakse, tahate ehk ise ära minna? Ei, et mul on viimastel päevadel tulnud väga palju sõpru juurde ja ma olen Keskerakonnas nii kaua olnud, et mul on ka toetuspind olemas erinevates piirkondades. Karjäär Keskerakonnas on läbi? Puht inimlikult vastupidi, ma tunnen väga suurt toetust ja selline huvitav ja mõnes mõttes ka pingeline debatt isegi sunnib rohkem koostööle ka erakonna juhtorganeid. Nii et sellisest põnevast debatist võib Keskerakond võita ja tavaliselt me olemegi pigem 2 sammu hiljem võtnud endale sealt kasulikud poliitilised dividendid välja ja ma arvan ka seekord, et Keskerakonna poliitiline võit selgub kuskil 2-3 kuud hiljem. Saate ise aru siis, millest teid ikkagi süüdistatakse? Ei, et Kesknädalas olid väga huvitavad märkused, et ma suhtlen liiga tihedalt EKRE-ga, et ma käin Allar Jõksiga kohvi joomas, aga vastupidi, et ka Keskerakond peab tulema nendest stampidest välja, kuhu teda on läbi lähiajaloo surutud. IRL-i inimestega suhtlemine, EKRE-ga tihedam suhtlemine, EKRE-ga on väga hea koostöö olnud kooseluseaduse tühistamise teemal. Ma arvan, see kõik rikastab Keskerakonna poliitilist kapitali, et need olid väga huvitavad poliitilised märkused ja Kesknädal kordas need üle ja selle eest neile siiras tänu. Ei, kindlasti mitte, et üks advokaadibüroo, kes on Keskerakonna huve varem kaitsnud, tõi selle garantiikirja koopia ühe erakonna juhatuse liikme kätte. Erakonna juhatuse liige näitas ka mulle. Me tegime otsuse ühiselt, et me kutsume kokku erakorralise Keskerakonna juhatuse ja räägime sellest, sest see on meie hoolsuskohus ja seda me täitsime. Kes selle sealt andis meediale, seda ma tõesti ei tea, aga mina andsin küll meediale kommentaare, mida ma sellest arvan, et garantiikirjale mitte volitust andmine juhatuse poolt on viga olnud. Me peame erakonna juhtimist ja kogu juhtimisstruktuuri, juhtimisliine selgemaks muutma. Me peame erakonna juhatuse vastutust tõstma. Ja selleks on võimalik kas läbi erakonna kongressi uue põhikirja vastuvõtmine või juhatuses siis täpsemate selliste poliitiliste liinide kokkuleppimine. Et igal juhul ei tohi erakonna juhatuse liikmed saada 2 aastat hiljem teada ja sellised garantiirid on tehtud. Juhatus peab olema 100% erakonna juhtimise juures, nii poliitika kujundamisel kui ka finantside juures. Nüüd kokkuvõtvalt, mida te süüdistajatele ütlete, milline on teie vastus? No, see, et ma suhtlen tihti EKRE-ga ja IRL-i poliitikutega, mõningatega, et me ei saa, Keskerakond ei saa ainult elada sellises nostalgias, et me suhtleme tihedamalt ainult Reformierakonna poliitikutega. Keskerakond peab oma haaret laiendama ja see võimaldab ka meil pretendeerida peaministri toolile ja viia oma programmi ellu. Keskerakond ka sellest juhtumist kindlasti võidab. Ja mis hakkab saama? Hakkab saama seda, et tasuta ühistransport on üle-eestiline. Peaminister Keskerakonnast. Teeme, et president tuleb Keskerakonnast. Valijamehed joonduvad Keskerakonna järgi. Ja see programm, mida Keskerakond on üle 20 aasta lubanud, viimegi selle ellu. Teemegi selle IRL-i. Me ei välista Vabaerakonda. Ei välista Reformierakonda. Me tuleme välja isolatsioonist. Ja me hakkame siis näitama, milline võiks olla päevakorrapunktides. On väljarände küsimused, on need hoopis majandusküsimused, investeeringute küsimused, riigilaenu võtmise küsimused. Nurgast välja, keskpõrandale ja tegutseme. See on võetud.